Ajutiste näituste ruum. Liigu viimase koridori sissepääsu juurde ja seisa seljaga selle poole. Ajutiste näituste ruumi jõudmiseks tuleb siit astuda mõned sammud kella 11 suunas. Vasakule jääb must metalliga üle löödud WC uks. Sellest meetri kaugusel on hall puidust uks, mis avaneb ajutiste näituste ruumi sisse. Uks on avatud asendis. Ajutiste näituste ruum on mõõtudega ligi 6 meetrit korda 3 meetrit. Ruumis võib olla 6 suurt liigutatavat metallsõrestikku, millele kinnitatakse ajutiste näituste sisu. Sõrestike asukoht ja arv võib ruumis muutuda. Ruumi vasakus nurgas, koridori lõpus on varu väljapääs. Varu väljapääsu koridori suust paremal on lahti lõhutud piitadeta ukseava, kust viib 4-astmeline trepp allapoole. Ukseava keskel on liikumise takistamiseks peenike horisontaalne metallvarras. Selle niinimetatud augu all, sinust umbes 3 meetri kaugusel, on valge ekraan, millel on slaidi esitlus, kus vahelduvad pildid asumisel ja vangilaagrites veedetud hetkedest. Esitluses on üle 40 foto. Neist paljudel on grupp inimesi paksudes talveriietes. Paljudel fotodel teevad inimesed tööd või on pildistamise hetkeks pausi teinud. Mitmel fotol kujutatakse lihtsalt loodusvaateid. Mitmel vangilaagrite hoove. On ka foto, millel on jäädvustatud matused. Lõhutud ukseavast paremal on infotahvel pealkirjaga "Mis sai edasi?". Viimaselt võib lugeda järgmist. Ebaõiglusest, raskest tööst, vägivallast ja surmast hoolimata ei näe me asumisel ja vangilaagrites tehtud fotodel enamasti kurbade nägudega inimesi. Raskuste kiuste hoiti kokku, tähistati jõule ja sünnipäevi ning leiti tuge saatusekaaslastelt. Fotosid nii palju, kui neid vangilaagris üldse teha oli võimalik, tehti enamasti just neil rõõmsamatel hetkedel.